Tere teile kõikidele ja tere tulemast siia õppetunnile, millest ma räägin nüüd Jumala hääle kuulmine. Ja muidugi minu meelest see on üks äärmiselt tähtis teema, sellepärast et me teenime Jumalat, me teenime elavat Jumalat. Ja ega me ei ole nagu paganad, kes peame kuidagi tema tähelepanu saada, kisendada, ohvrit tooma, et meie Jumal kuuleks meid. Aga pigem tema, Jumal ise, võtab selle initsiatiivi rääkida meiega. Tema tahab meiega rääkida õieti rohkem, kui meie tahame temaga rääkida. Ja mõnel viisil, et kuidas ma ütlen, et temaga rääkida, see on ka päris tähtis ja me nimetame seda tihti palveks. Aga mis on veel tähtsam, on seda, mida Jumal räägib meile. Sest et lõputu lõpuks tema on suvereenne, ta on Jumal, me teenime teda. Tema on see, kes saadab meid. Ta on kõigest teadlik. Me ei pea informeerima teda, me ei pea temale midagi seletama. Aga me oleme need, kes vajame, et tema räägiks meiega, et meie kuulaksime tema häält, et me saame aru, mida Jumala tahtmine oleks meie elus. Ja nagu Taavet ütles lauludes 95, 7 ja 8, sest tema on meie Jumal ja meie tema karjamaa rahvas ja lambad, kes on tema käe all. Täna, kui te kuulete ta häält, ärge tehke kõvaks oma südant. Ja minu meelest tema hooldab meie eest. Aga meil tuleb kuulda, mida temal on rääkida. Nüüd need peaasjad, millest meil on mõni minut aega ja ma tahaks väga konkreetselt tulla nende asjade juurde, mis loevad kõige rohkem Jumala hääle kuulmisega. See ei ole üks süsteem, see ei ole see 1, 2, 3, kuidas ma kuulen Jumala häält, miks mul on vaja Jumala häält kuulda. Tihti me kasutame Jumala hääle kuulmist nagu üks infohallikas. Ma vajan teada, ma vajan oma tulevikku teada. Need otsused tihti, mida Jumal on jätnud meie kätte, me tahame kuulda, et tema otsustaks neid meie eest. Me nagu põgeneme selle juurde, et Jumal teeks selle asja ära meie jaoks. Ja siis me tahame teada, mida tal on öelda selle kohta. Aga pigem on see meie vastutus kuulda, mida tema tahe on. Mis on tema arvamused, tema õpetus meie vastu. Meil on äärmiselt tähtis kuulda Jumala häält selle suhtes. Aga mitte ainult, et see on nagu, kuidas ma ütlen, vabanda seda, aga väljenda nagu, et me läheme kuskile nõja juurde, et teada meie tulevikku. Me tihti lähme Jumala juurde, et teada meie tulevikku. Me torgime nende asjade sisse, mis õieti ei ole meil teada, kus me hoopis peaksime usaldama Jumalat. Ootame, et tema räägib meile, ta annab meile teada täpselt, mida me vajame teada, millal meil on seda vaja teada. Nii et see põhimõte ei ole, et kuidagi ma tungin ja trügin Jumala kallale, et ta kuidagi annaks mulle teada seda infot, mida mina tean, või samal ajal, et ma kuidagi saaks tema käest nõusoleku, et tema on minuga nõus. Ma räägin, mis Jumal, mis mul on vaja teha ja need asjad, mis on tähtsad mulle. Nüüd palun Jumal, ma tahaks seda kuulda, et sina oled minuga nõus. Et Jumal teeks asju koos minuga. Aga see ei ole, et Jumal teeks asju koos minuga, et mina teeks asju koos Jumalaga. See on see pea teema. Aga kõige esmalt ma nimetaks 3 asja, mis oleks vajalik selle aja jooksul, millest sa võiks kõige rohkem õppida Jumala hääle kuulmisest. Kõige esmalt
on võta aega. See ei toimu nii kiiresti, see ei toimu ükstakökselt, sa pead tõsiselt võtma aega. Teine asi on, number 2 on, et mul tuleks panna tähele. Ja et ma võtaks seda aega, mitte ainult istuda seal kännu otsas ja oodata, aga ma paneks tähele, kuulda, kirjutada, panna need asjad väga tähtsalt oma ellu korda. Ja 3 on meil, mis mõtted on, kui me kuuleme Jumala häält ja paneme tähele kõik, aga me peame olema siis ka valmis tegema, tegutsema sellega, mida Jumal räägib meile. See ei ole nagu Jumal räägib ja nüüd ma otsustan, kas ma teen seda või mitte. Aga see, mis on tohutu tähtis, on see, et kui ta räägib, siis me oleme valmis tegema seda, mida ta räägib. Muidu mis mõtted on? Meie ei vali selle üle, kui Jumal käsib meid midagi teha. Me ainuke valik on seda, et seda teha. Ja meil ei ole seda valikut ise, sest et me allume temale. Aga kõige esmalt me tuleme selle juurde, et võta aega. Ja mul on üks kirjakoht siin, Habakuk, kirjutame selle üles siin. Habakuk 2 ja esimesest salmist edasi. Loeme seda, võeti 2, ütleme niimoodi 2-3 on need, mis on tähtsad. Habakuk, kasutame seda nagu meie teemaks. Ja siin ütleb niimoodi esimene salm, mina seisan oma vahipostil. Mina seisan ja see on, millest ma räägin, võta aega. Kas sul on aega seista? Tead, me kiirustame uksest välja, uksest sisse, teele, edasi, tagasi ja ütled, et Jumal, ma ei saa aru, miks ma ei kuule su häält. Sest Jumala hääle kuulmine tuleb, kui ma seisan oma vahipostil. Asun linnusele ja vaatan, et näha, mida ta mulle räägib. Ja võib-olla see on kõige raskem. Tihti, kui meil on sõprus ka koos inimestega, väga raske mõnikord lihtsalt kuulda. Lihtsalt hoida oma mõtted, oma suu ja kuulda, mis teistel on rääkida. Aga see on viisakas ja me ei tuleks olla viisakas Jumalaga, kus me lihtsalt jään sinna, asun linnusele ja vaatan, et näha, mida ta mulle räägib ja mida ta mulle vastab. Mu etteheite peale. Ja meil on neid etteheited paljud tihti. Nuriseme selle üle, mul on see viga, teine viga, nüüd Jumal, palun, tee midagi. Aga võib-olla meil tuleks lihtsalt oodata ja vaata, mis ta ütleb selle kohta, mis meil tuleb teha nende olukordades. Ja siis ta ütleb järgmises salmis, ja issand vastas mulle ning ütles, kirjuta üles nägemus ja tähendada selgesti laua keske peale, et see, kes teda loeb, võiks lugeda soravalt. See on see, et pane selle kirja. Mul on üks palvevehik ja iga hommiku ma võtan seda aega, vähemalt pool tundi, kus ma lihtsalt kirjutan üles oma tänud kõige esmalt ja kui ma olen kirjutanud oma tänud, siis ma pöördun nende tänudest lihtsalt kuulda, mida tema räägib, mida Jumal ütleb. Aga ma panen kõik kirja. Ma teen seda muidugi selle arvuti kaudu. See on mul kerge hooldada. Ja siis ma vaatan iga päev ma näitan teile seda siin
kus siis Jumal, mul on see journal, päevik ja siin on päevikus iga päev need, kus ma lihtsalt päeva järel nädalate viisi, kuude viisi, aastate viisi, kus ma lihtsalt kirjutan ülesse, iga päev alustan ja kirjutan need ülesse. Ja muidugi ma võin nimetada, miks see on nii tähtis, aga kõige rohkem, et ma paneks tähele neid asju. Ja siis, sest nägemis ootab küll oma aega, aga ta ruttab lõpupoole ega peta. Kui ta viibib, siis oota teda. Ma tean täpselt, mis te mõtlete, see on raske oodata, kellel meeldib oodata. Ja me tahame kõik kätte saada, mis on vaja juba täna kõik kätte saada. Aga kui ta viibib, siis oota, loe need üle, arutada, seedi neid asju, mida Jumal on rääkinud. Sest ta tuleb kindlasti ega kohtle ja see vajab kannatust. Aga see võtab aega. Jumal ei kiirusta. Tead, mis on väga huvitav, et Jumal on üks elav Jumal, üks loovav Jumal, kes tegutseb kogu aeg. Tihti me ütleme, et täna päike paistab, ausalt öelda päike paistab iga päev. Aga me ei näe seda päikest, sellepärast on mõnikord pilvine. Ta võib õhtu olla, aga teispool maailma ta ikka paistab. Tihti me mõtleme, et Jumal ei tegutse. Sellepärast me ei näe, me ei kuule midagi. Ta ei vasta meie palved kohe. Ja me mõtleme, et selle tõttu, kas Jumal magab siis? Muidugi me teame, et Jumal ei maga. Aga nagu see päike paistab teispool pilve, Jumal tegutseb kogu aeg, päike paistab kogu aeg, alati, ta ei lõpeta. Me ütleme küll, et päike läheb looja, ta läheb looja meie nähtes, aga päike paistab edasi. Ja Jumal tegutseb edasi, Jumal alati räägib, ta loovav Jumal. Ja see on, mis on, see on nii tohutu tähtis, et me saame sellest aru. Ja siis ta ütleb, ja mina palun, Johannese 14, 16, 17, ja mina palun isa ja tema annab teile trööstija, et see teie juurde jääks igavesti töö vaimu, keda maailm ei või vastu võtta, sellepärast ta ei näe ega tunne. Aga, ja siin on see hea sõna, aga teie tunnete, sest Jumal, tema jääb teie juurde ja tahab olla teie sees. Ja see loovav Jumal, mis elu voolab kogu aeg, on meie südamesse sees. Ta ütleb 1. Korintlase 6:19, või te tea, et teie ihu, teie sees on elava püha vaimu tempel. Ja siis 2. Korintlase 4:7, ta ütleb niimoodi, et üliväga suur vägi oleks Jumala poolt ja mitte meist. Nii et see ülivägev Jumala vaim töötab. Üks teine kirjakoht, mis on väga tähtis, on 1. Korintlastele 2. 1. Korintlastele 2 ja ütleme 9-10. Ja siin ta ütleb niimoodi, et mida silm ei ole näinud ja kõrv ei ole kuulnud ja mis inimese südamesse ei ole tõusnud, mis Jumal on valmistatud neile, kes teda armastavad. Vaatame, mis ta ütleb, et Jumal on selle meile ilmutanud. See ei ole üks võõras asi, seda ta on meile ilmutatud. Kuidas? Vaimu läbi, seesama vaim, mis elab meies, sest vaim uurib kõik asjad ja Jumala sügavused. Me ei pea käima ringi nagu pimeduse lapsed, otsima, kisendama, et Jumal kuskilt tead puularvalt või kirikutornist meile räägiks, sest ta on siin meie südamesse ja ta ilmutab kõik, mis meil on vaja teada. Nii et las ma tulen selle juurde, kes teda armastavad. Armastus on üks
üks osadus, üks vahekord. Ja see on, mis on kõige tähtsam, et kuulda Jumala häält, sellepärast me võtame aega. Ma ütlen, et võtame aega selle. See on selle tõttu, et kui meil on üks armastuse osadus, sa ei kiirusta sellega. Sa ütle kiirega, ma armastasin, tšau. Sa võtad aega selle inimesega. Me võtame aega Jumalaga, et väljendada. See on suhtete kaudu, see ei ole ainult Jumala hääle kuulmine. Mul alati meeldib see osadus Jumalaga. See on palju parem sõna selle jaoks. Sest kui me oleme osaduses kellegiga ja võtame aega ja kuuleme, siis vaidlemata me kuuleme tema häält. Me kuuleme, mida tal on rääkida. Me istume seal vaikselt. Ja see on, meil on see osadus, see armastusosadus. See ei ole, ma istu oma naisega maha ja kuule, ütle mulle päeva uudised. Ma tahan infot sinu käest. Mis see, aga mõnikord lihtsalt kui mina tahan teada, mida tema tahab, siis ma istun vaikselt seal, ma olen osaduses ja ma võtan kuulda, kui tema on valmis rääkima, jagama, siis ma hakkan kuulama. Aga mitte, et ma istun ja mul on üks terve rida asju, mida ma tahaks küsida ta käest. See on hoopis teine, kui olla osaduses keegi, armastuses, nautides seda aega, kus ma olen koos temaga. Ja Jumala hääl kõlab sellest välja. See kasvab sellest välja, et ma olen osaduses temaga. Ma naudin, et ma ülistan, et lihtsalt ma armastan sind ja ma tänan sind. Au ja kiitus sulle ja lihtsalt hea olla sinuga. Ma olen tänulik kõige ees, mida sa oled andnud. Kes sina sa oled minu elus? Ja edasi, lauldes, kiites, ülistades, või lihtsalt vaikselt kuskil looduses istuda ja lihtsalt olla temaga. Nii et, aga see võtab kõik aega. Nüüd, kui ta räägib, me tuleb panna tähele seda. Ja kuidas me paneme seda tähele? Me oleme nii õppinud, et tõeline reaalsus on see füüsiline maailm. Aga pane tähele seda vaimumaailma, mis toimub su ümber. Me oleme nii harjunud sellega, et reaalsus tuleb mõistuse kaudu. Aga saa aru, et see tuleb ka vaimu kaudu. See ei ole kas mõistus ehk vaim, need on mõlemad koos. Meie mõistus töötab koos sellega, mis on vaim. Ära piira ennast sellele, mis on ainult mõistuse. See, mida sa oled õppinud. See, mida sa oled kasvatanud. Huvitav, keegi meie vanemad ei viinud meid kooli, et kuule, mida vaim räägib sulle. Sest kui keegi juba hakkas oma lastele niimoodi rääkima, siis mõtleb, oi, ta on vähe tead segane. Aga miks see on nii palju lükatud meie ühiskonnast välja, meie eludest välja, isegi kogudust ja kirikutes, et me võtaks aega kuulda seda, mida vaim räägib. Vaim on ja me oleme vaimulikud. Ma tean, me oleme liha, me oleme hing, aga me oleme loodud Jumala poolt vaimuga. Ja seal selle vaimu kaudu on, kus Jumal siis räägib meile. Nii et see ei ole ainult, mis on piiblis sõna kaudu. See sõna, mis tuleb, üks elav sõna, üks täidetud sõna püha vaimuga, püha vaimu kaudu, et me kuulaksime seda, nii et pane tähele seda. Ja muidugi siin on kaks erinevat asja, mida me näeme piiblis, on eesti keeles ja inglise keeles see sõna on kõik sõna. May word. Me paneme niimoodi. Siia sõna. Aga kreeka keeles on see kaks sõna, mis on kasutatud selle asemel, on logos ja rema.
nüüd logos on see, mis on kirjutatud Jumala sõna. Aga meie eestikeelse piiblis ja inglise keele piiblis see on kõik kirjutatud lihtsalt üks. Siin on kaks või inglise keeles on word. Aga kui sa hakkad seda asja uurima pisut ja miks see on nii tähtis, võtame ühe kirjakoha, ütleme Johannese 6, näiteks 6:63 ja seal kohast ütleb niimoodi, et vaim on see, kes elustab. Lihast ei ole midagi kasu. Sõnad, mida ma räägin teile, olen rääkinud, on vaim ja elu. Nüüd see sõna ei ole logos, see on reema. Teiste sõnaga, mis on reema? Reema on üks elav Jumala sõna, mis on eri isikule, eri ajal ja ta ei ole üldine, ta on sinule, Jumal räägib sinule. Ütleme Johannese 15:7, siin on üks teine kirjad koht 15 ja 7. Ja ta ütleb niimoodi, et kui te jääte minusse ja minu sõnad, ja siin ei ole logos, see on minu sõnad, see ei ole piiblisõnad praegu, need on minu vaimu sõnad, eri sõna, eri isikule, eri ajal. Ja kui me niimoodi ütleme, siis kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mis te iganes tahate, ja see sünnib teile. Kas ma nüüd loen seda veel? Kui te jääte minusse ja minu eri sõna, eri isikule, eri ajal joovad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate, ja see sünnib teile. Ja õieti ma olen praegu Lootuse külas siin. Lootuse küla on rajatud selle alusel, et Jumal rääkis minuga. Eri sõna, eri ajal, eri isikule, mulle, sa ei ole veel puutunud Eestimaad. Pärast kõiki koguduste tööd ja rajamist ja käimist ja tegemist, mis oli kõik õige. Jumal ütles, sa ei ole veel puutunud Eestimaad, enne kui sa oled jõudnud nendele välja, kes on kõige suuremas pimeduses ja hädas. Ja see ei olnud tähtis, kas ma teadsin, kes need oli. See oli tähtis, mida Jumal ütles. Ja siis, kui ma hakkasin seda uurima ja kuulma ja käima selle sees, see sai ilmsaks mulle lõpuks, et need olid need Eestimaa alkohoolik ja narkomaan. Ja täna me oleme puutunud Eestimaad. Ja ma ei saa ütelda, et oi, vaata, mis vähi on teinud. Ei, see oli Jumala sõna, see oli Jumala reema, mis tuli minu südamesse. Ja selle alusel ma panin tähele, ma kirjutasin need asjad maha, ma hakkasin uurima, ma hakkasin kuulama, ma hakkasin lõpuks, 3. punkt on, ma hakkasin tegema. Kas sina oled valmis tegelema? Mõned on üks asi, et sa ei ole veel puutunud Eestimaad ja ma hakkan siit, kus ma hakkan pihta. Ja see ei olnud suured vaimuliku asjad, ma tulin vanaisa maadele ja hakkasime teed ehitama ja pöösed maha raiuma ja metsa sisse ehitama üks küla. Ja see ei tulnud üle öö. Ja sõna kuulmine selle kohta, aga see sõna, mis tuli mulle siis südamesse, täna päevani siis südames. Ja ma võin neid näiteid tuua, kus Jumal rääkis mulle, kui ma vedasime piiblit siia ja aastad Nõukogude Liidu ajal, kus Jumal ütles, et kui sina ei lähe aita neid inimesi, kes siis aitab neid? Ma tahan, et sa oled tagasi. Ja ma elasin Kanadas. Ma pidin siia kolima. Ma pidin autod muretsema. Ma pidin üle piiri sõitma. Mitte ainult üks kord, mitmed korrad. Ja niimoodi tulid need 1000 piiblit siia. Mis tema sõna alusel, tema reema alusel. Ja mis oli see, mis kinnitas mind kõige rohkem nende ajadel, kus ma ei tundnud, mida päike ei paistnud. Ma mõtlen, kus Jumala taeva alla ma olen sattunud.
siiamaale, kas ma jätsin Jumala piiri taha kuskil maha. Ja mõnikord Lootse külas ka on niisugused tunned mõnikord, et kuule, kas ma olen täitsa segane. Et ma ootan, et midagi juhtuks siin Laitse metsas. Kui me esimesed teed ehitasime siia ja siin ei olnud elekter, siin ei olnud vetta. Seisin keset metsa, kitse rajal. Aga miks hoidis mind? See, mida Jumal oma reema kaudu oli ütelnud mulle. See elas mu südames, see elab täna päevani. Aga selle alusel siis tuli tegutseda. Ja minu kuidas arusaamine, kuidas asju teha, on hakka sellega pihta, mis sul on olemas. Me kuuleme Jumala sõna, me tamme, et Jumal teeb suured asjad, aga me lähme kuskile kännu peale, istume ja nüüd Jumal, sina tegutsed, see valmis, tänu Jumala, halleluuja. Me võime rääkida neid asju, kuni päike läheb looja ja mitte midagi ei juhtu. Aga hakka olema sõna kuulel, väikse asjades. Et keegi ütleb, kuule, ma näen, et ma kuulutan, seal on 1000 must nägu mu eest, kes Aafrikas ma kuulutan Jumala sõna. Otsi üks Aafrikane mees üles ja hakka temale kuulutada. Vaata, et tema saab päästetada. Hakka sellega pihta, mis on su lähedal. Ei ole, mis sa teed miljonitega, hakka selle 1 euroga pihta, mida sul on täna käes. Ja Jumala sõna kuulmine samm. Ja siis sa ehitad selle peale, see kinnitab ja jälle tuleb järgmine aste. Ja lõpuks sa hakkad kuulma neid asju, mida Jumal räägib. Ja õieti, las ma lõpetan, kuidas see on, kas see on siis üks suur imeasi, kas puuladvalt ma kuulen, kus Jumal kisendab ja karjub mu vastu müristamise kaudu, tule kaudu, ei. Vaiksed, spontaansed, need on peaaegu nagu minu oma mõtted, aga nad on erinevad. See on jõud ja vägi selle sees. Need tihti tulevad minu vormis, mina, Jumal, armastan sind. Sest ma tean seda juba. Ei, see on teine asi, kui see on üks kogemus. See ei ole info enam. Kui me tuleme Jumali juurde, Jumal räägib meil, see on üks kogemus. Sa tunnetad seda oma südames. See ei ole ainult üks info, üks salm, midagi, mis läheb sulle pähe, aga see tuleb su südame kaudu. Ja tihti need on sageli õrnad ja helged. Ja kergesti me võime jätta need maha, aga ära muretse. Ta on nagu see väike linnuke, kes tuleb. Aga kui sa ilmutad ära, pisi haaval oota, ta tuleb tagasi. Istu seal vaikselt ja kuule. Ja nendel on tavaliselt ebatavaline sisu, teistsugune. Nad on täidetud usuga. Usk, mis aitab sind need täide viia. Ma ütlen, et Jumal tahab seda, aga mul ei ole usku. Siis ei ole Jumal, kes tahab sind, et sa teed. Sest Jumal annab sulle seda usku need täide viia. Minu meelest kõik need imed, mis on toimunud siin ja mida mina olen oma eluajal näinud, see ei ole iialgi olnud usu küsimus. See oli sõna kuulmine küsimus ja kui ma olin sõna kuulelik, see oli juba see usu samm, mida oli vaja, et Jumal annab mulle seda usku, et neid asju läbi viia. Ma ütlen, need ime asjad. Ma olen alati mõtlen selle, et see on praegu väga loomulik, need asjad. Ja pea meeles, Jumal räägib sinuga kogu aeg. Ja kui ta räägib, see toob elu, see toob rõõmus, see toob vabadust. Ja mis on väga tähtis teada ja ma lihtsalt nimetan selle siia juurde, on see, et tegutse siis sellega, aga alati oma vastutav valdkonnas. Jumal ei ütle sulle, et mine nüüd pane riigi asjad kokku, kui sa ei ole peaminister. Sa võid olla toetuseks peaministrile, aga kui sina valid üle maa, ta ei anna sulle seda vastutust, et pane need asjad korda. Hakka tegutsema nende raamides, mis on sinu valdkond. Sa ei saa teiste eest otsustada, sa ei saa vägisi ütelda, Jumal ütles mulle, nüüd sul tuleb teha.
hakka sellega pihta, mis Jumal on andnud sulle ja tegutse sellega. Nii, lõpuks võta aega. Ilma selleta mitte midagi juhtu. Pane tähele, kuule hoolega ja siis ole sõna kuulelik. Ja sellega sa astud edasi oma eluga, usus ja tegutsed selle alusel ja see saab väga praktiliselt. Jumal saab sinu elus iga päevaselt väga kalliks. See ei ole üks suur sündmus, mis juhtub üks päev. Need võivad mitu toredat sündmust olla, aga see on, mida sa iga päev elad läbi koos Jumalaga. Reema sõna, millest me rääkisime, on üks kui erisõna, tuleb eriisikule, eriolukorraga. Ja see on, millest ma rääkisin ja hakkasin selle Lootusküla ehitama. Ja siin, selles paigas, panin need asjad siis kirja, siis joonistus me need ligi 20 aastat tagasi. Ligi 20 aastat tagasi. Ja täna me juba tegutseme. See on see plats, mis on mu selle taga siin. Ja siia tuleb see hoone, mis on siin pildi peal. Ja muidugi, mul ei ole need rahad käes, aga pärast, kui ma sain selle sõna, siis tegime ehituse, pildid, plaanid, panime vajad maa sisse ja täna me tegutseme. Ja see asi on, et see ei ole, et meil on kõik koos, rahad paigas, aga me hakkame sellega, mis on. Ma mäletan üks päev, ma seisin siin ja ütlesin Jumalale, et Jumal, mul ei ole midagi, kuidas ma ehitan selle? Ta ütles, ei, sul on midagi. Sul on maad, see kuulub sulle, sul on kollas linti ja vajad. Pange need maa sisse. Täna me oleme nende vaiadest mööda saanud juba ja võtame seda maha ja hakkame fundamenti ehitama. Me tegutseme sellega, mis meil on. Ja kui sa tegutsed sellega, mis sul on, siis järgmine samm, et Jumal annab sulle juurde ja järgmine samm tuleb, ma usun, järgmine samm ja see järgmine samm. Kui üks päev me seisame selle hoone sees, ütleme tänu Jumalale, et tema oma sõna kaudu on loonud need asjad. Kui me oleme sõnakuulelikud, teeme, mis meie osa on, siis see toimub.